mäng oli selline täpselt nagu me ootasime. Valmistasimegi niimoodi, et mäng tuleb enam-vähem keskväljal ja meie kaitseblokk pidi ideaalis võitma pall keskpoolekaitsjate positsioonil ja sealt pidime mängima esimese söödu ettepoole. See oli meie peamine või esimene nagu võimalus, kuidas võita mängu. Ja seda enam niimoodi tuligi, et võimalus oli meil päris palju, et mina ei jäänud rahule realiseerimisega, aga parandasime loomulikult Tartu mängus, kus kümnest lõime ühe, aga siin lõime juba siis, lõime siin 15-st 4 või 5 palju lõime. Ja vastastel oli ka mängus vist oli 2 varianti, et õnneks lõid nad ühe latti ja üks võimalus oli neil veel. Poistega saab rahul olla, et me täitsid täpselt oma ülesanded, mis me kokku leppisime. Ja järgmise nädala Tartu mängu kohta, et sats, kes sinna läheb, saab selgeks meil päev 2 ennem, et ma ei oska isegi praegu ennustada, et kui kõrgelt me seda mängu mängima, kui kõrgelt me alustame pressingus, kus me võtame selle pressingu keskpunkti ja me peame sinna ma olen nii palju aega, et me ei tea isegi, kes meil täpselt mängivad seda mängu. See nädala sees on see mäng ja sõit, et eks seda mõtelda nädala pärast. Oli iseenesest väga raske, pidime hästi palju jooksma. Flora on selline võistkond, kes paneb vastased jooksma ja täna nad tegid seda ka meie vastu, et vahepeal oli keskväljal, kontroll oli nende käes, aga kuna nende kaitseliin on palli kaotamise hetkel laiali, tekkisid meil võimalused, et lüüa 4 väravat ja ütleme nii, et realiseerisime keskpäraselt, aga 4 väravat tõime ära ja võtsime üle 0 taga ja nüüd on selle pealt hea minna järgmine nädal Tartusse, kus on vastaseks Tammeka ja loodame, et kindlasti tuleb seal raske mäng, aga loodame, et võidame ka selle ja jätkame 4 mänguga kõik võidud siiamaani ja loodame, et tuleb tõesti hea mäng.